Tere tulemast jälle Harku järve äärde. Ma tulin siiski täna teist korda tagasi, et parandada ära laeva see lahti põrunud kruvi. Siin kohalikud noored on päris toredad tegelikult. Mulle nagu pereliikmed lausa. Aga on ka selliseid noori, kohalikke ma arvan, ja tõenäoliselt vene rahvusest, kes on mustad lambad ja keda tuleks korralikult pügada. Nii. Sellise lainetusega juba annab enam-vähem sõita, see on kõigest nonsense. Laeva siiski ka väikese sendi. Üks sent kukkus laeva seesti. Ja nüüd lähme vaatame, mis saab sellest lahtisest kruvist. Mida ilmselt on kruvi keerajaga püütud ära keerata. Nii. Nüüd on see siis kinni keeratud. Ja nüüd võib jälle natuke aega mõelda ja mõtiskleda ja nautida, aga aega on vähe. Sest 36 see on ainult üks buss terve liini peale. Sellepärast ongi need ooteajad nii pikad. Ja ma ei kavatse viimasest bussist lihtsalt maha jääda. Sellepärast, et ma siin oma laeva kallal askeldan. Nii et ma panen kruvikeeraja ära ja lihtsalt naudin seda siin olemist praegu. Oma laeva pardal viidimist. Kui ilusamad ilmad on, saaks isegi sõita, aga tänu Mirjamile ei ole see võimalik. Tema see kiuslikkus, see on juba, ma arvan, paljudele teada. Nii. Küll oleks tore selle laevaga praegu sõita, aga vaat ei saa. Mirjam teeb kõik selleks, et ma ei saaks seda laeva korda. Aga ma leian tee, ma leian viisi, kuidas temast mööda nihverdada ja teen ikkagi oma laeva korda. Seda värvi tuleb siit maha nii, et ludiseb. Nii vana värv. Sellest ei ole mitte midagi nii. Panen talle peale uue värvi. Las see vana värv tuleb pealegi maha. Ega see teda ei tapa, selle asemele tuleb uus ja parem värv. Aga ikkagi mõnus on vaadata, kuidas laev omas mahlas loksub. Kui ma vaid saaks selle laeva vesirattad kokku keevitada, ma saaks praegu temaga sõita, mõtle. Ma saaks sõita temaga, aga vaat ei tohi. Sest Mirjam on jälle hakanud omi trikke tegema. Aga Mirjam otsustab, et tema ei luba mul
laeva sõidukorda teha, no siis see on ka täiesti ilmselge, et see laev sõidukorda ei saa. Tema eesmärk on mind mitte aidata minu probleemides, vaid tema eesmärk on mind lihtsalt taga kiusata. Aga küll ma kaitsma ennast hakkan. Küll siit seda värvi alles tuleb. Aga las see alusvärv koorubki peale maha. Ma panen talle nii uue värvi peale, mis parem. Kuna minu lemmikvärv on roosa, siis ma tõenäoliselt värvingi selle laeva roosaks. Sest minu lemmikvärv on roosa. Vot, mis mina selle vana laevaga teen. Aga kõigepealt ma pean mõtlema, kuidas seda paremini hoida ja kaitsta. Sest siin kohalikud ja kaugemalt tulnud noortest osa on väga halva käitumisega narkomaanid. Nemad ei pea millestki lugu kui ainult sellest, et nendel oleks lõbus ja siis nad hakkavad lõhkuma ja ongi ilus asi hävitatud. Aga küll ma leian viisi, kuidas ka see mure lahendada. Äriideid mul on, aga teoks tegemiseks on vaja lihtsalt vahendeid. Ja küll ma need vahendid ka leian. Et saame kõigega ilusti hakkama. See on alles mõnu ja nauding oma laeva peal istuda. Teada, et see on täitsa sinu oma ja saad sõita. Mitte midagi muud kui mingisuguse, kuidas ma ütlen, Pirita vesiveloga 20 eurot tund. See ei ole nagu eriti taskukohane mulle. See ei ole mulle eriti taskukohane, aga see siin on täitsa minu oma. Tuul on jälle tuulekella lõhkumas käinud. Pole hullu. Ükskord saavad kõik asjad siit.
tuulekella küljest on üks see toru ära kukkunud, sest tuul lõhkus seda siin päeval ikka päris korralikult. Ma tean ka, kus see toru on, see peab olema kuskil vee all. Aga eks me otsime põhja läbi ja vaatame, kas me leiame toru üles. Aga nii kaua las ta siis olla praegu siin. Ja ülla. Toru, mille tuul tuulekella küljest ära rebis, on üles leitud. See oli tõepoolest, aga see oli siin selles kohas. Näete, laev on siin ja nüüd liigume siia sellesse kohta. Vaat nii kaugel oli tema laevad vee all. Ma arvan, et on jälle aeg tuulekell maha võtta ja remonti viia. Et praegu ei saa see tuulekell siin olla, sest ma vaatan, et tuulekell ei taha ega taha sellist ebasõbralikku tuult hästi taluda. Ta on väga vana selle pärast. Pole hullu, ikka juhtub. Kõik saab korda. Ja nüüd ongi selleks korraks järjekordne Alondra ploki läbi. Ilus laev. Väga ilus laev. Aga vana. Vana ja väsinud moega. Ta on üle 50, üle 60 aasta vana. Ma panin tähele, kui tal värv maha koorus, et seda on isegi, kuidas ma ütlen, selle klaaskiud fiibriga püütud parandada. Ma ei leia praegu seda kohta ülesse. Aga ma vaatan korra, kas ma leian üles selle koha. Vaatame korra, mis see vana laev meil näitab. Näed. Siin see ongi. Siit algabki juba. Näete, siit on näha, et on klaaskiud fiiber pandud peale, sellepärast, et ta lihtsalt on saanud nii palju kannatada, aga näed, värv hakkab kõik maha kooruma. Veel mõni aeg tagasi nägi see päris ilus välja, nüüd on nii ära kulunud, et värv tuleb lihtsalt maha aja jooksul. Aga kuna minu lemmikvärv on roosa, siis värvitakse laev mõne aja pärast roosaks nii. Ostetakse uued kleepsud, tehakse kõik korda ja see laev saab uuesti oma endise mina tagasi. Vot, aga praegu hakkame liikuma kodu poole. Võtame tuulekella kaasa, lähme viime selle koju ja teeme selle sipsu korda. Ja siis, kui on ilus ilm, vähe vaiksem tuule puhumine, siis tuleme tagasi. Paneme tuulekella üles. Ma arvangi, et ma hakkasin teda siia panema ainult siis, kui ma ise ka siin olen ja kui ma ära lähen, siis ma võtan tuulekella kaasa.
Praegu võib nii palju öelda, et ma võin proovida teda siin natukene putistada, aga koju kaasa tuleb ta kohe kindlasti. Nimelt ei ole teist võimalust, ma pean ta kaasa võtma. Ma katsun tuulekella siin nüüd ja praegu ära parandada ja siis vaatame, mis saab edasi. Võib-olla peab terve selle nööri välja vahetama. Kui terve nöör tuleb välja vahetada, siis teeme seda. Tervet nööri välja vahetama ei pea, siis ei ole minu jaoks probleem. Ei ole just tead, mis kerge töö, aga proovima peab. Vaatame, kas meil õnnestub tuulekella natukene parandada ja kui see on parandatud, siis hakkame vaatama, mis saab edasi. Kõige tõenäolisemalt pärast koju jõudmist tuleb tuulekella niidid või nöörid või trossid täielikult kõik välja vahetada. Kui lausalt öeldes ei ole huvi hakata neid torusid jälle järve põhjast otsima. Praegu ma olen siin kalamehe kummikutes ja vööst saadik vees. Aga see asi mulle eriti ei istu, kui ma pean palja käsi praeguse tuule ja temperatuuri juures minema vee alla. Poleks uskunud, et tuul nii ägedalt lõhkuma hakkab, et lausa tuule kellaribadeks kisub. Aga selline tuul juba kord on. Ma vist ühest videos ka mainisin, et ka loodusjõud kipuvad seda laeva aeg-ajalt lõhkuma. Aga loodusjõud ei purusta kompassi ega ei lõhu ära kilomeetrit. See oli puhtalt noorte kurjus narkomaanide töö. Ja need ei pruugi üldse kohalikud olla. Kuigi, mine sa tea.
ongi tuulekella purunenud lüli taas oma koha pealt tagasi. Tuulekella remont õnnestus. Ja olgu selleks korraks lähen nüüd kodupoole ja eks me hiljem näeme. Tšau, plau.